Minu hinnangul ja mu kolleegide hinnangul on Pärnu lennujaam meile väga oluline ja järjest olulisemaks ta muutub. Kui me mõtleme aastate peale tagasi, siis Pärnusse on lennukid tulnud, on tulnud nii charterlennud kui ka mõningad liinilennud spaade ja hotellide korraldamisel. Siit on läinud aastaid tagasi ka charterlennud Roodose saarele ja lennud olid välja müüdud. Aga kui me mõtleme inimeste muutunud käitumisele tänases maailmas, kus meil on järjest kiirem ja kiirem, siis lennukiga reisimine on järjest olulisem. Me tulime just alles äsja Vaasast, Pohjanmaan suurmessud peeti Botnia hallis ja puutusime hästi konkreetselt kokku inimestega, noorema põlvkonna inimestega, kes tulid Pärnu boksi ja ütlesid, et mu vanemad on käinud seal või vanavanemad on käinud Pärnus 10 korda, 12 korda ja nad nii kiidavad seda, aga mina lendan Tallinnasse ja lendan Riiga, aga Pärnusse lennukiga ei saa ja mul ei ole aega tulla, aga ma olen nii palju Pärnust kuulnud. Teine sellelt samalt messil täiesti konkreetsed inimesed, kes tulid, kes olid väga vanad ja ütlesid, et nad ei jaksa seda pikka teekonda enam siia tulla näiteks laevaga, sest laevast väljumine on nii pikk kõndimine, et nad ei jaksa kõndida. Nad reisivad tänasel päeval sinna, kuhu saab lennukiga. Tänasel päeval, kui meil siinsamas selja taga on värskelt avatud rannahotell, meil on uued uhked luksuslikud spaad, meil on ringrada, meil on fantastilised golfiväljakud. Nende kõikide klient on see inimene, kes lendab. Ja väga raske on siia seda inimest külalist meelitada, kui ta ei saa siia tulla. Sellepärast ma leian ja mu kolleegid leiavad ja me usume, et Pärnu lennuväli on meile üks lahendus. Ütleme niimoodi, et meile pannakse mingisugused piirid arengule ette ja eraettevõtjate investeeringute tasuvus läheb väga pikaajaliseks ja kui siin meid püütakse lohutada, et meile tuleb raudtee, millal see tuleb, selle ajaga jõuab vanaks saada ja oma käitumisharjumusi muuta 2 põlvkonda, kui mitte 3 põlvkonda turiste. Aga meil on vaja praegu neid siia, et Pärnut edasi arendada.